Teema 4. Harjutuste tekkimise teadus. Ja õppetund 1 räägib sellest, kuidas siis üldse harjumused tekivad. Miks on oluline teada seda, et kuidas harjumused üldse tekivad? Väga hea küsimus. See on oluline sellepärast, et see aitab mõista, miks osad harjumused tekivad nagu niisama või iseenesest. Miks osad harjumused on nii lihtsad, head või halvad, ja osadega on nagu keerulisem. Selleks, et harjumust hästi mõista, on oluline teada siis 3 osa sellest harjumusest. Üks on siis vallandaja, siis see on see tegevus ise ja siis on tulemus. Vallandaja, tegevus, tulemus. Vallandaja on miski, mis annab ajule signaali, et vaat nüüd hakka tegema seda. Väga lihtne näide on see, et ärkad hommikul üles, märkad telefoni, aju mõtleb, mis seal sotsiaalmeedias nüüd toimub. Võtad telefoni, lähed telefoni. Ehk siis see on visuaalne vallandaja. Märkad telefoni, võtad telefoni kätte ja lähed hakkad seal midagi tegema. Mis peale vallandaja rakendumist juhtub? Siis juhtub see tegevus. See tegevus oli siis see konkreetne käitumine, mida see signaal käivitab. Ja näiteks ongi see, et sirutad käe siis selle telefoni suunas, et avad mingisuguse sotsiaalmeedia rakenduse. Ja kõige lõpuks on siis tulemus. Tulemus on see, mida sa saad sellest. Nauding, info, leevendus, auhinnahormoon. See ahel, vallandaja tegevus, tulemus. See läheb aina tugevamaks. Mida rohkem kordi ühte harjumust siis teed, seda tugevamaks ta läheb. Või siis mida rohkem kordi satud vot selle vallandajaga tegema seda tegevust ja seda tulemust saama siis. Seda lihtsamini see hakkab juhtuma. Ehk siis paljud harjumused, lausa enamus meie harjumusi on sellised, mille peale me tegelikult eriti ei mõtle. Miski vallandab selle, teed seda tegevust, juhtub nii. Ilma mõtlemata. Miks meil see ajus üldse niimoodi juhtub? On see, et uue asja mõtlemine või millegi täiesti uue tegemine nõuab tohutu palju rohkem energiat kui mingisuguse vana juba harjunud asja tegemine. Miks? Sellepärast, et kui sa teed täiesti uut asja, siis tekib ajus täiesti uus neuronikett. Ja see neuroniketi ühendused, need on hästi õrnad ja nõrgad. Ja sealt pääseb hästi vähe infot korraga edasi. Mida rohkem seda konkreetset neuroniketi siis treenid, seda kiiremini hakkab info seal liikuma, seda vähem energiat ajul läheb selle neuroniketi kasutamiseks. Ja seda suurem on tõenäosus, et aju automaatselt valib selle neuroniketi. Nende neuronikettide ehitamist ma tihtipeale olen võrrelnud sellega, et kui sul on näiteks üks muruplats ja sa hakkad seal kõndima, siis ongi, kõnnid siit. Tahtsid siit sinna jõuda. Ja see tee, see ei ole nähtav. Kui keegi ühe korra üle muru kõnnib, ega seda näha ei jää. Ja selle jaoks, et see harjumus, see neuronikett saaks tugevamaks, selle jaoks on vaja talluda seda rohkem, eks ole. Ja kui sa käid sama ketti mitu korda, siis on näha juba, tallutud muru. Järgmine päev tuleb tagasi, võib-olla on juba näha, et on midagi tallutud. Ja kui sa iga päev siin kõnnid järjest, siis üks hetk see muru sureb ära. Ja mingi hetk on see kõva mullatee, et väga tihti ongi see, asfalttee läheb siit ja siis üks lõikekas on üle muru ja mingi hetk see muru on siis asendunud mullase kõva teega. Ja ütleme, et nii, et ajus on umbes samamoodi. Mingi hetk on see täiesti kõva jalgrada. Ja siis otsustatakse näiteks, et ehitame sinna siis kergliiklustee. Ja siis hakkavad, ja siis saab juba kiiremini sealt sõita. Ja kui kergliiklustee, aju mõttes ongi see, et ehitatakse nagu edasi, kogu aeg kasutatakse, mida rohkem seda teed kasutatakse, seda tugevamaks see tee saab, seda lihtsam ja kiirem on, seda rohkem aju tahab seda valida ja aina suuremaks seda teed ehitatakse. Ja lõpuks ongi siis näiteks autotee või kiirtee ja nii edasi. Ja siis, mis seal neuroniketis siis samal ajal päriselt juhtub, on see, et kui ütleme, et see on üks neuron, see on teine neuron. Ja esimene ühendus on see, et võtavad üksteisest kinni ja kui ma seda sama neuroniketi kasutan, siis hakkab siia ümber
kerima selline aine nagu müeliin. Ja see müeliin on selline ühenduse kiirendaja. Mida rohkem harjutust teed, mida rohkem seda neuroniketti ehitad, seda rohkem seda müeliini siia ümber tekib. Mida rohkem müeliini siia ümber tekib, seda kiiremini ühendus siit läheb. Ja mida kiiremini ühendus läheb, seda lihtsam on seda ühendust kasutada. Ja mida lihtsam on seda ühendust kasutada, seda tihemini tahab aju seda valida ja seda automaatsemalt valib aju selle variandi. Ja kui tahad selle müeliini ja neuronikettide ehitamise kohta natuke rohkem teada, siis loe seda The Little Book of Talentit ja The Talent Code'i, millele ma olen ka juba sellel kursusel viidanud. See on väga hea raamat, mida ette võtta. Need mõlemad on. Väga oluline ükskõik mis harjumuse juures on mõista seda, et mängus on see auhinnahormoon ehk dopamiin. Ja dopamiin on selline hormoon, mis mõjutab motivatsiooni ja õppimist. On oluline mõista seda, et dopamiin ei vabane ainult siis, kui sa mingit asja teed, vaid ka siis, kui sa sellest mõtled. Kui sa mõtled mingisugusest heast toidust, siis tekib selline head nagu ootus. Või oled reisile minemas ja enne seda reisi on see hästi mõnus tunne, tahaks juba nii tore. Ka see on tegelikult märk sellest, et dopamiin on vabastatud. Ja siis, kui sa sinna reisile lähed, lõpuks siis on ka samamoodi tore. Teine näide, kohv maitseb hästi, sulle meeldib kohv ja lausa lihtsalt, või näiteks kui oled laps, siis limonaad maitseb hästi, lihtsalt selle joogi maitsvusele mõtlemine tekitab selle pisikese dopamiini vallandumise, et mõtled sellele heale asjale. Ja siit väike kõrvalepõige on ka see, et miks toimib see, kui me motiveerime ennast mingisuguste toredate auhinnadega, et näiteks sul on vaja läbi töötada mingisugune hunnik teksti. Ja siis mõtled, kui ma selle osa tehtud saan, siis ma lähen teen omale kohvi. Kui ma selle osa tehtud saan, siis ma luban endale midagi maitsvat. Samamoodi tekib see hea tunne, saad natukene jõudu juurde omale vaimselt ja teed oma töö lõpuni. Kitarrimängu või muu pillimängu mõttes on hea kasutada seda sama ideed, et just jäta meelde, mis tunne oli seda X-i sinna kalendrisse panna. Hea tunne, eks ole. Mõtle seda, nii hea uhke tunne oli, kui võtsid pilli välja. Mis tunne oli? Mõtle selle peale. Ja mis tunne oli, kui lugu tuli hästi välja või hakkas välja tulema? Või mis tunne oli, kui kunagi esinemisel läks hästi või see, et olid hästi valmistunud. Et nende väikeste asjade peale mõtlemine tekitab harjutamisega seose, mis on nagu mõnus. Harjutamisest mõtlemine tekitab head tunnet, mis tähendab ka seda, et harjutamisega alustada on lihtsam. Harjumused tekivad kordustega, nagu öeldud. Mida rohkem kordusi ühte ja sama tegevust, seda lihtsamalt ja kiiremalt aju jaoks see harjumus siis tuleb. Ja väga palju meie harjumustest, nagu juba öeldud, on täiesti automaatsed. Me ei mõtle nende peale, me lihtsalt teeme neid. Hommikul ärkad üles, paned ennast riidesse, teed seda, teed toda, kõik, mis on su kohustused, sa tead, et sa pead tegema ja siis paned minema kodusse, eks ole. Et väga palju asju on lihtsalt sellised, mis me teeme harjumuse järgi. Näited igapäevaelust, kuidas seda vallandajat, tegevust ja tulemust siis märgata. Näiteks hommikukohv on selline asi, mida ma tihti näiteks toon. Vallandaja on see, et näiteks ärkad üles, tegevus, lähed kööki, paned kohvimasina tööle. Tulemus, saad maitsva kohvi ja tunne läheb paremaks. Siis näiteks arvutimängud või telefonimängud. Ja vallandaja võib olla näiteks see, et lähed arvutisse või telefoni ja näed avaekraanil, mis sa näed? Mänguikoon. Ja see nägemine kohe vallandab selle tegevuse, et avad mängu, hakkad mängima. Ja tulemus on see, et mängid hunnik aega ja siis saad suure dopamiini laksu, sest kõik need mängud on ehitatud selle jaoks, et võimalikult palju seda dopamiini siis vallandada ja et sind võimalikult kaua mängimas hoida ja võimalikult tihti tagasi tuua sinna. Ja kolmas näide näiteks Facebook või Instagram või mingi muu sotsiaalmeedia. Et vallandaja on see, et ootad kuskil järjekorras, telefon kätte ja sinna scrollima. Ja siis oled niimoodi küürus seal nagu zombi, kuni siis pärismaailmas on jälle sind vaja, ehk siis järjekord liikus sinuni. Mõni hea näide ka, näiteks köögilaua koristamine. Väga paljudel tublidel inimestel on endale sisse harjutatud selline harjumus, et vallandaja on see, et lõpetad söömise
tegevus on see, et viid nõud ära, koristad laua muudest söögiasjadest ka ja teed omal kõik korda. Ja tulemus on see, et saad puhta laua ja oled uhke, et hoiad oma kodu korras, hea tunne, pärast vaatad, jess, hästi tehtud. Ja muidugi pilli harjutamine. Vallandaja näiteks märkad harjutuskalendrit või sul tuleb teade või sul mingi muud meeldetuletus või näed pilli ja tegevus hakkad harjutama. Tulemus on see, et arened pillimängus, naudid muusikat, oled endale uhke, et harjutasid ja selle ajal on ju mõnus ka ja siis märgid X-i, ehitad seda harjumust. Ja kui mingi harjumus on hästi sisse harjunud, siis sa ei mõtle, et kas ma peaksin seda või toda harjumust tegema. Ei, see lihtsalt juhtub. Näiteks on see, et kui ma pean tavapäraselt kuskile mujale minema, aga suur osa teest on sama, siis kui ma jään kogemata mõttesse, siis ma sõidan ikkagi õigest teadsest mööda. Või siis on see, et pead enne kodu käima poest läbi ja siis avastad, jõudsin juba koju. Et kuidagi automaatpiloot läheb tööle, aju jaoks on see palju lihtsam. Öeldakse ka selline termin nagu autosõiduhüpnoos. Et me jälgime täielikult teed ja sõitu ja kõik on turvaline, aga see on kuidagi hästi automaatne, ehk siis osa meie ajust nagu puhkab. Ülejäänud keskendub, et oleks kõik turvaline sõit. Ja et see on selline näide automatiseeritud harjumusest. Veel üks näide, mitte just positiivne, aga on inimesi, kes koju jõudes viskavad oma riided põrandale. On inimesi, kes viskavad kuskile tooli peale. Viskavad valesse kohta või jalanõud jäävad suvalt. Aga miks nad teevad seda? Nad ei pruugi olla laisad, vaid neile on lihtsalt kuskilt jäänud see harjumus sisse. Aga kuidas me toimime oma igapäevaelus? Nii nagu me alati oleme toiminud. Kui me seda ei muuda, siis ta nii jääb. Ja siis olekski näiteks see, et mõtled, koju jõuan, alustan ühest lihtsast asjast. Riputan oma jopenagisse või panen kappi, eks ole. Ja siis, kui see on mulle hästi sisse harjunud, siis järgmine on see, et panen jalanõud ilusti, eks ole. Ja mitte ka see, et neid kahte ülesannet jälgida, vaid et koju jõudmine on vallandaja, tegevus on jopenagisse panemine ja tulemus on see, et sul on hea tunne. Nüüd kasutad eelmistest moodulitest meeles olevat habit stackingut ehk siis harjumuste haakimist ja siis ongi see, et alustad sellest, et nüüd jopevarna panemine on sinu jaoks jalanõude ärapaneku vallandaja. Ehk siis iga kord, kui paned jope ära, siis paned jalanõude ära. Sul ei pea olema tahtejõudu ja mentaalset jõudu, et mingi 10 ülesannet ära teha, vaid see, et 1 on vaja teha. Ja kui see on tehtud, siis see vallandab järgmise. Kui see on tehtud, see vallandab järgmise. Kui see on tehtud, see ja nii edasi ja nii edasi. Et see on see, kuidas neid erinevaid meetodeid siis kokku panna. Nüüd lõpuks jõuame ka selle juurde, et kuidas seda siis rakendada enda harjutamises. Väga lihtne. Määra üks selge vallandaja. Näiteks, kui sõin hommikusöögi, vallandaja. Või kui panen näiteks telefoni laadima. Iga kord, kui telefoni panen õhtul või mingi hetkel laadima, väga tihti me laeme oma telefoni sarnasel ajal. Panen telefoni laadima, võtan pilli, mängin pilli. Või näiteks siis, kui mul meeldetuletus kõlab või näen oma stikinoti või kui näen oma harjutuskalendrit või jõuan koju, et määrad kindla asja, kuhu sa hakkad ikkagi seda harjutama, et sa nüüd võtad pilli. Ja tegevus ongi näiteks mängin ühte lugu või võtan oma ühe selle 5 minuti harjutamise, mis ma olen kirja pannud või siis veel lihtsam. Vallandaja tähendab, võtan pilli kotist välja ja pilli kotist väljavõtja on mingisuguse selle 5 minuti harjutuse vallandaja ja nii edasi, nii edasi. Ehk siis väiksed saavutatavad eesmärgid ja iga uus eesmärk tõmbab järgmise eesmärgi ülesande, eks ole. Ja tulemus võikski olla ikkagi see, et premeeri ennast kohe, et see hea tunne jääks. Paned peale harjutamist kirja oma X-i või ütled endale hästi tehtud ja patsutad endale õlale. Hästi tehtud. Tegid harjutusi ka, mäletad, tõmbad selle kasti. Ülioluline on ikkagi, ta ei pea olema raske. Ta ei tohiks olla raske see uue harjumuse ehitamine. Pigem just see, et mida väiksem see esimene samm on, seda lihtsam on seda sisse harjutada. Nagu oligi, võta pill välja. Valime ühe vallandaja. Märkan harjutuskalendrit, võtan pilli välja. Märkan harjutuskalendrit, võtan pilli välja, ütlen endale hästi tehtud, pill väljas. Eks ole, märkamine,
on vallandaja, tegevus, võtan pilli välja, tulemus, ütlen endale hästi tehtud. Või pill on väljas, hästi tehtud. Nii, kui see on juba sisse harjunud, ära pane palju ülesandeid korraga. See peab olema sisse harjunud ja siis järgmine ülesanne on see, et mõtled, okei, pilli väljavõtmine. Kui mul on pill väljas, see nüüd vallandaja, siis on tegevus on see, et ma teen oma 5 minuti harjutuse. Ehk siis vallandaja, pill on käes, mängin 5 minutit. Lihtne. Väike kokkuvõte tunni lõpuks. Harjumused tekivad läbi ahela. Vallandaja, tegevus, tulemus. Ja siis oluline osa on sellel auhinnahormoonil ehk dopamiinil ka, et mõtleme, et meie need tegevuste tulemuste hulgas oleks alati see hea tunne ka. Siis on seda harjumust lihtsam sisse harjutada. Kordus on ülioluline. Palju kordi, et see neuroni kett ajus ehituks. Harjumusi ehitan teadlikult, mitte jõuga, vaid tarkusega. Ei pea super palju jõudu panema, vaid pean olema arukas, et leida see väike vallandaja, millega tekiks väike lihtne tegevus ja hea tulemus, mis omakorda siis vallandavad järgmised olulised väiksed ülesanded ja harjumused. Kõik, mis on tehtud, see on hästi. Mõõda tegevust, mitte tulemust. Ehk siis mõõda seda, et kas sa võtsid velli välja. Ja see on juba hästi. Ülesanne sulle. Vaata päevas enda ühte harjumust, näiteks telefoni kontrollimist ja mõtle, et mis seda käivitab. Mida sa seal teed ja mis see sulle annab. Kirjuta see ka oma töölehele ja lisa juurde, et kuidas sa saaksid sellist sarnast ahelat kasutada enda harjutamise juurutamiseks. Boonusnõuanne või boonusülesanne on see, et mõtle, kas sul on selliseid harjumusi, mida sa teed automaatselt, aga mida sa tegelikult ei taha endale. Minu üks näide on see, et mingi hetk ma sattusin Facebookis, vaatama Facebooki neid riile, nagu shortsid YouTube'is. Et olin just nimelt järjekorras kuskil, vaatan neid. Mingid naljakad on ja nääran. Eks ole, vahepeal saadan naisele ka, eks ole. Või pesen hambaid, vaatan neid riile, eks ole. Ja siis on ka suva hetk, istun kuskile maha, võtan telefoni kätte, hakkan neid vaatama. Ja siis ma avastasin, et ma ilma mõtlemata. Ehk siis, mis see vallandaja oli? Lihtsalt tekkis tühi hetk, tahaks dopamiini, eks ole. Telefon kätte ja sinna. Ja minu jaoks lahendus oligi see, et ma võtsin sellise rakenduse, mis on äpp blokker või mingisugune selline block apps või neid on tõenäoliselt tohutu hunnik, kui otsid App Store'ist või Playpoest. Aga ma võtsin suvalisi ja panin sinna selle, et ja blokkisin siis Facebooki nii äpi kui ka brauseri variandi. Ja päris tihti oligi see, et võtsin kätte, läksin Facebooki ja siis tuli see teade, et sa blokkisid oma selle, et ilmselt põhjusega. Ja julged mingisugune nädal-2 võtsin kätte tihti. Mõtlesin, mis värk on? Just. Jah, ma tahtsin ju harjutada sellest ära. Ja siis oli see, selle bloki rakendumine tekitas selle hea tunne. Mul oli hea plaan, et ma ei taha Facebookis niisama olla. Ja siis oligi see, et ekstra pead minema sinna rakendusse, et see blokk maha võtta, kui sul on vaja Facebookis midagi teha. Et siis oligi see, et kui mul on teadlikult vaja midagi seal teha, siis ma tean, kuidas seda blokki maha võtta. Aga et ilma mõtlemata see tuleks välja, ma hakkaks midagi seal scrollima, et seda endalt välja juuritada, selle jaoks mul oli tarvis seda rakenduse blokeerijat.